tere, Funkar TD siinpool jälle. Ja nagu pealkirjas selgub, siis on aeg üheks asjaks, mida olen nii mina oodanud kui ka paljud teised, ma usun. Sest Eesti Laul 2026 võistlus toimub veebruaris ja filmimise ajal praegu, kui filmin, siis on järgmine päev pärast seda, kui tulid laulud välja. Eesti Laul 2026 start on ära vaadatud, eile õhtul vaatasin peale tööd ja natukene kuulsin ka laule, aga nüüd päriselt kuulen neid laule alles nüüd, et hakkame neid kommenteerima. Siis kui välja tulid, siis oli juba põnevus suur, eriti muidugi mulle isiklikult, aga ma tegelikult ütlen seda hiljem, milliste puhul mul põnevus oli, milliste puhul ei olnud. Aga saatejuhid on Karl-Erik Taukar ja Põhja-Korea 5–, nii et ma usun, et see läheb, et see show tuleb lahe juba saatejuhtide pärast ka, et huvitav, kuidas nad omavahel ära jagavad, kuidas nad seda õhtut üleval hoiavad, et päris lahe. Aga hakkame siis peale, 12 laulu said finaali 171-st, kui mul nüüd õigesti meeles on. Ja hakkame vaatama, võtame tähestiku järjekorras ja esimene laul Ant ja Minimal Wind lauluga Bounce, Don't Wanna Fall. Nii et vaatame, mis nad tõid. See oli üks duo, mis mind huvitas. Nii, esimene laul Bounce, Don't Wanna Fall in. Esitajaks Ant ja Minimal Wind. See oli üks, mis mind huvitas siis, kui ma mäletan veel seda, et kui Eleri All tegi üllatuse Antile, siis oli ainult Ant, aga siis selgus, et on koos Minimal Windiga või Minimal Windiga koos loo teinud ja see tekitas kohe huvi. Laul oli mõnus, siuke aeglane, meloodiline, mõnus muusika ja siuke Anti ja selle Paula hääled kõlasid hästi kokku, sobisid. Võib-olla ma oleks oodanud pisut natukene seda ka, et enamus oli ikka niimoodi, et Ant laulis kogu aeg ja siis laulsid nad koos nagu, aga võib-olla ma oleks oodanud, et see Paula Pajusaar oleks kaasanud nagu oma häält niimoodi üksinda näidata, et oleks võinud nagu niimoodi lasta ühe korra niimoodi ka, et tema oleks mõne salmi laulnud niimoodi, aga see pole hullu selles mõttes, et ikkagi laul oli hea. Ja siuke võimas, natuke siuke mõnus meloodiline ja pealkiri on ka nagu selles mõttes hea, et see I don't wanna fall, et see natuke jätaks nagu mulje, et ma ei taha kukkuda. Et nagu selles videos, muusikavideos on ka siuke mererand ja sedasi nagu, et inimene kõnnib seal nagu ja ongi nagu sedasi, paistab nagu, et ei tahaks sisse kukkuda, aga tegelikult siis refräänis tuleb I don't wanna fall in love. Et ja siis nagu alles saab aru, et see räägib hoopis armastusest nagu mitte võib-olla midagi muud. Et selles mõttes see on nagu kavalasti tehtud niimoodi, et võib-olla kui et seda in love ei ole pandud pealkirja sisse. Et väga siuke lahe ja noh, muidugi Bounce ehk haavad, et räägib sellisest pisut kurvast teemast, nagu seal videos on ka hästi nagu näha, et on pisut korra veel Antil nagu ka pisut natuke nagu on krimmi pandud, et on verine ja sedasi, et siuksed nagu suhteteemad või midagi, et on lahku läinud ja enam ei taha midagi kuulda. Mulle paistab, et see räägib natuke rohkem nagu laulu mõttes on nagu rohkem just nagu mehe seisukohalt nagu käib see jutt, et ei taha enam ära helista enam ja kõik see midagi. Et ei taha enam armuda ja niimoodi. Et siuke lahe muusikavideo ja siuke ilus loodus ka, siuke sügisene, võiks öelda natuke nagu ongi siuke, sobib siuke sügise temaatika pisut natukene nagu, et noh, sügisel kõik ju mingi hakkavad, sügisene talv veel, linnud lähevad ära ja niimoodi, et see natuke jätab nagu sedasi kõik, et mingid haavad hakkavad nagu noh, võib-olla lahti minema ja siis varsti enam ei ole, varsti on unustatud niimoodi, et praegu veel on ja siis kui sügis läbi saab, siis on läinud nagu. Et siuke nagu mulle nagu meeldib siuke see muusikavideo temaatika, seda siuke sügis ja siuke no vahepeal on siuke tume ja kõik niimoodi lahedasti seal väikest näitab natuke nagu sellist võib-olla pisut kaklusseeni ka niimoodi vaikselt niimoodi ja et nagu täpselt siuke nagu väga hea video on laulule tehtud ja laul on ka ikka siuke mõnus muusika ja hääled kõlavad hästi kokku, et
ma ei imesta, kui see võiks ikka, ma arvan, esmapilgul ma ütleks küll, et see võiks küll kindlasti sinna kuhugi pigem sinna esikoha poole, mitte päris esikohale võib-olla kohe, aga sinna päris sinna ikka top 5 jõuda kindlasti. Et jah, et selles mõttes on lahe tuua, et ma loodan, et see ei jää neil ainukeseks ühiseks looks, et nad teevad ikka neid veel ehk pärast Eesti Laulu ka, ükskõik kuidas see tulemus tuleb, et loodetavasti teevad mõne laulu veel koos. Kes teab, võib-olla juba ongi teinud, aga välja tuleb peale Eesti Laulu äkki. Et tahaks loota. Igal juhul Antile ja Minimal Windile edu, väga hea laul. Järgmine laul Kliss, Erik ja Max, Jolly Roger. Nii, järgmine laul Jolly Roger, esitajad üks Kliss, Erik ja Max. No siin on nüüd kõva räppi ja sükest lahedat muusikat ja sükest nagu peomuusikat võiks öelda ikka ja süke, nagu nad ise ka ütlesid, selline piraadi värk nagu tuleb ja seda oli ka näha, kuigi võib-olla oleks nagu arvanud, et siis on kuskil mõni piraadilaev ka, aga sellist seal videos ei olnud. Et väga süke muidugi lahe süke räpp ja muusika ja kõva, ma küll ei ole nii suur väga räppi fänn, aga samas vahel ikka kuulan. Et selle võiks playlisti panna küll ja et väga süke lahe laul ja süke, kuidas hääled niimoodi käivad ja niimoodi ja et refräänis nad ikka üritavad laulda ka mingi ja et noh, see on pisut halvasti võib-olla öeldud, aga ma ei ole neid nii palju kuulanud, et ma ei oska öelda, kui suured laulumehed nad on vist ikka rohkem räpimehed. Et ja süke lahe mingi pisut natuke on nagu sükest piraatlust on pisut, aga nagu lahe see, et see ei toimu nagu selle video põhjal, et see ei toimu nagu süke röövimine ei toimu mitte maa peal, nagu mere peal, vaid see toimub hoopis maa peal niimoodi. Et viivad kuhugi salajasse kohta kõik, mille nad ühelt mehed seal kirstu ära võtavad ja niimoodi ise tõmbabki, et mehed tõmbavad klubisse ja siis kui välja tuleb on kirstuga läinud ja niimoodi ja sedasi jah. No, muidugi näiselt natuke võib-olla näitab natuke seda ka nagu mis võib olla see, et endal rase naine kodus ja siis et kuidagi aidata siis teeb röövimist. Väike hiline update Kliss, Eeriku ja Maxi loo puhul, et kui ma nüüd hiljem vaatasin reaktsioonivideotest, vaatasin nende loo videot uuesti, siis ma tegelikult ajasin alguses kogemata vale juttu, et see mees, keda rööviti, oli hoopis selle raseda naise mees seal videos, et no siis annab hoopis teise mulje, et rase naine, et siis need röövlitsid sinna raseda naise juurde ja siis, et ta nendega kaasa läks, võib-olla tõesti jätab see video pisut ka selle mulje, et mis on ikka vahel seriaalides ka olnud, et kui mees teeb kogu aeg tööd ja naisest eriti ei hooli, naine on rasedana kodus ja see, mis see mees veel teeb, mingi viskab ainult raha talle ega üldse armastust ei näita, ega siis pole võib-olla väga imestada, kui naine läheb mehe juurest ära ja läheb hoopis teiste inimestega kaasa. Isegi sükeste pätipostega on nagu seal videos paistab olevat. Et väga lahe muusika ja lahedad sõnad, sükesed eriti refrääni koht meeldib väga ja süke niimoodi kiirelt läheb ja niimoodi ja ainuke asi, mis ma nüüd selle puhul ma mõtlesin juba enne seda ka, et kui selgus, et nad on kambas, siis ma mõtlesin niisama, et seda, et kui nüüd see laul peaks võitma ja läheb Eurovisioonile, siis pärast jälle võib-olla mõned inimesed ütlevad, et see on nagu süke, et Eesti saadab jälle naljalaulu või niimoodi, sellepärast et see jätab sükse nagu päris naljalaulu mulje natuke nagu see muusikavideo ja kõik. Ja siis oli hea see, et kui ma hiljem peale seda mõtet lugesin huvi pärast YouTube'is kommentaare, siis kui oli lihtsalt video, et kes osalevad nagu Eesti Laulul see aasta, siis oligi keegi kommenteeris, et kui tahame midagi veidrat või naljakat saata, saatku Kliss, Erik ja Max. Kliss, Erik ja Maxi puhul, miks see nalja entry oli või joke entry, et ma mainisin üks asi ütlemata selle tõttu ka, et kui ma mõtlesin kohe nagu nende peale, et nad osalevad, siis ma mõtlesin, et nad meenutavad seda Islandi gruppi Vibe lauluga Roa, kes Islandi esindas see aasta Eurovisioonil. Et ja siis kommentaaris oli ka see, et kui saata midagi veidrat ja niimoodi, et täpselt nagu see Islandi grupp, et selle tõttu jah. Ma mingi nagu mõtlesin seda, et nad meenutavad nii neid kahte venda, kes seda tegi, kes seal Vaes või Roas olid.
väga hästi. Et oligi keegi niimoodi kommenteerinud, et ma ei ole ainus, kes niimoodi arvab, et selle tõttu ma lihtsalt mõtlen, et võib-olla nagu see 5 – puulub ja Tommy Cash juba on, kõik on öelnud, kõik välismaalased peaaegu ütlesid, et nalja joke entry ja niimoodi, et selle tõttu võib-olla noh, ega rahvas valib, ega mina ei saa midagi öelda ja ma ei ütle, et ei peaks hääletama, kindlasti hääletage väga hea laul, aga lihtsalt võib-olla nagu selles mõttes, et võiks võib-olla kellegi teise saata, et ei tuleks sellist nagu võib-olla, et varsti enam võib-olla eeldataksegi juba, et ainult nalja saab meiega nüüd. Aga selles mõttes, kui Glisserik ja Mac seda vaatavad, siis ma tegelikult ütlen, minule laul väga meeldib, aga ma lihtsalt hakkasin selle peale mõtlema, mida paar inimest, kes reageerinud Eurovisioonil on, võivad mõelda. Et aga ei, väga lahe laul ja siuke lahe, siuke ja kui ma Anti ja Minimal Windi puhul ei osanud võib-olla öelda midagi, mida nad laval võiksid teha, no siis selle puhul ma ütlen, et siin on asju küll, mida nad võiks lavale tuua kindlasti mingi võib-olla siuke, kindlasti kui laval on, siis jälle silmaklapid peas, kui nad piraatlust teevad ja võib-olla seda mingit kirstustseeni võiksid nad seal laval ka teha kuidagi, et kuidas nad selle kirstu ära saavad ja võib-olla mingi siuke diivan nagu seal videos on ja niimoodi, et midagi sellist võiksid nad kindlasti seal mingit röövi stseeni võiksid nad seal laval ka teha kindlasti Eesti Laulu laval. Et ja väga lahe laul ja lahe on ka see, et see Jolly Roger nagu, et selle pealkirja seda sõna ei kõla mitte kuskil selles laulu sõnades. Jah, et ei kõla, et tahaks teada, et kas see et võib-olla siis, kui nad pärast saate Eesti Laulul selgitavad, siis võiksid võib-olla välja öelda, et kas see Jolly Roger on nagu ühe nagu tegelase nimi, kas siis see on Glisserik või see on Max või siis on nagu selle grupeeringu nimi, kes seal niimoodi nagu piraatlust teeb, et see on ka siuke lahe nagu selles mõttes on lahedasti tehtud, nagu nad ei pandud pealkirja ja siis on nagu see, et see ongi rahvale hea mõistatus, et mis see Jolly Roger siis nüüd on, et kas see on hoopiski äkki on see hoopiski see koht, kus nad oma vara hoiavad või niimoodi, et väga siuke lahe nagu, et kindlasti ma usun, see laul jõuab kindlasti kõrgele, iseasi, kas ta võitu väärt on, aga kindlasti kõrgele jõuab, et kindlasti Glisserik ja Max edu teile, pange, tehke üks korralik show seal laval. Järgmine laul The Game, esitajaks Keter-Jaani. 3. laul The Game, esitajaks Keter-Jaani. No siin juba need, kes on varasemaid Eesti Laulu videosi vaadanud, mis ma kommenteerinud olen, teavad, et ma olen üpris, mitte negatiivne, vaid lihtsalt mulle nagu meeldiks ikka rohkem, et sinna läheks inimene, kes ei ole seal varem käinud, et Keter on muidu käinud lihtsalt juba, et aga eks ma ikka hoolimata sellest on lugu väga hea, aga lihtsalt ma isiklikult tahaks loota, et ikka läheb keegi, kes ei ole läinud, et muidu kui Keter seda vaatab, siis vabandust, lihtsalt muidu mulle laul väga meeldib ja ta on esinejana kindlasti väga hea ja võiks vabalt uuesti minna, aga minu arvamus on lihtsalt selline, et meeldiks rohkem, kui läheks inimene, kes pole seal käinud varem, aga räägime laulust nüüd, et väga siuke lahe laul ja muusikavideo ja huvitav on see, et kui ma ilmselgelt Keter-Jaani laulab seda, aga kuidagi tal see, ma pole ilmselt tükk aega mõnda tema laulu kuulnud nii väga palju, või seda, et viimasel ajal, et see hääl on nagu nii muutunud nagu kuidagi, et nagu nii raske on aru saada, et see võiks olla Keter, kes seda laulab, aga see on ilmselt minu viga lihtsalt, aga et laulab väga hästi ja selle tõttu mulle see laul ka juba meeldib, et Keteri hääl on siuke, et seda on nagu raske ära tunda, aga ometi see on tema. Ja mulle meeldib see, mis taustavokaalidel ka selles laulust tuleb just refreen, et see koht mulle meeldib kuidagi niimoodi selle refräänis mingi ja see muusikavideo nagu jätab natuke siukse mulje, et ma vaatan, et mis mäng see nüüd on siis nagu, et natuke jätab mulje nagu oleks see, et sina oled kull ja siis, et vahepeal jookseb Keter sinu poole ja siis jooksed sina tema poole niimoodi kaameraga ja et siuke, igaüks saab mõelda, mis see mäng on, lihtsalt mulle esimesena tuli praegu siuke mõte pähe, et mis mäng see võib olla ja muidugi
laul ja muusika on hea ja sihuke noh, Sven Lõhmus on jälle hea hiti teinud, aga kuidagi võrreldes eelnevatega nüüd see laul mind võib-olla nii väga nagu ei kõneta kuidagi, et mulle muidu meeldib, aga ma ei oska nagu selle kohta öelda, et kui kõrgele see võib nüüd jõuda ja niimoodi, et muidu laul on hea ja sedasi, aga ma ei oska öelda kuidagi, et praegu võrreldes eelnevatega kuidagi see laul jäi minu jaoks kuidagi nõrgaks või kuidagi, et ma ei oska selle kohta midagi öelda rohkem, et aga kindlasti Keter on väga hea laulja ja kui ta ise, nagu ta ise ütles ka, et ta väga tundis, et selle lauluga peaks minema, et kindlasti on sellel laulul ka fänne ja minu arvates juba praegu, kui ma eile õhtul lugesin kommentaare Facebookist, kui laulud välja tuli, siis üks oli kindlasti Keter, keda kommenteeriti, et peaks minema Eurovisioonile, nii et fänne tal jagub, lihtsalt minu jaoks see laul võib-olla nii suurt vaimustust ei paku võrreldes teistega, aga sellest hoolimata kindlasti väga hea laul, et ta sinna finaali sai. Et Keterile edu. 4. laul Grete Paia Taevas jäi ülesse. 4. laul Grete Paia Taevas jäi üles. Ja nagu näha, maksis mulle kohe kätte see, et kui üritad vaatad korraks pealkirja ja siis üritad peast öelda, et ma ütlesin algul Taevas jäi ülesse, aga tegelikult on Taevas jäi üles, nii et no, ma usun, Grete Paial on hea huumorimeel, et ta ei pahanda nii väga selle peale. Ja tore, et Grete Paia tagasi on, et tema vastu pole mul praegu midagi, seepärast, et tema on küll Eesti Laulul varem osalenud, aga ta ei ole Eurovisioonil veel käinud, selle tõttu tema vastu ei ole midagi, et ta jälle tagasi on. Kes teab, kui need eurolaulud otsa saavad ja hakkab Eesti Laulu kommenteerima algusest peale, siis saab tema laule ka kommenteerida, millega ta kõik osalenud on. Aga lähme nüüd selle laulu juurde, Taevas jäi üles. Juba teist korda mõnus eestikeelne laul, esimene oli Klišerikul ja Maxil, nüüd on Grete Paial eestikeelne laul. Et väga siuke meloodiline ja siuke mõnus muusika, siuke müstikiline pisut ja no muusikavideo annab veel vürtsi juurde, et ma kindlasti loodan, et midagi sealt muusikavideost tuleb ka lavale, et see jätab täpselt siukse nagu Taevas jäi üles, räägib pealkiri juba ütleb natuke, et see on siuke kas müstiline või see, et mis seal kosmoses võib toimuda ja kõik see, mis muusikavideos on, et tähed langevad ja siuke nagu universum ja kõik selline asi, planeedid ja niimoodi, et kord on nagu lähed päikese poole, siis on jälle maa ja Jupiter, Saturn, Kuu ja kõik, ma ei tea, mis seal kõik olid ja väga vist ma ei ole planeetide tundmises nii väga hea, et võib-olla ma tahaks ise öelda, et kõik käisid seal läbi, aga tegelikult vist ei käinud. Et aga kindlasti midagi sellist müstilist peab kindlasti, kui ta laval esineb, siis ta peab kindlasti taustaks mingi mõne planeedi panema või päikese ja niimoodi kindlasti. Et see annab kindlasti vürtsi juurde ja niimoodi. Ja muidugi Grete Paia ise ka seal videos natuke nagu kui see on siuke kosmose asi, siis ma ei taha öelda, et ta tulnukas on, aga kuna Taevas jäi üles, siis võiks öelda, äkki on mõni jumalannad erinevad seal, keda ta nagu kehastab oma erinevate outfitidega ja või riietusega, et siuke nagu väga lahe laul ja siuke müstiline ja Taevas jäi üles on nagu siuke huvitav, nagu võiks öelda kujund ka nagu, et taevas on ju kogu aeg üleval, et kuidas ta alla saab tulla, et jah, tähed langevad alla, aga taevas jääbki nagu üles nagu kogu aeg, et see on siuke lahe kujund niimoodi nagu. Et väga siuke lahe laul ja ma ei ole kindel küll, kui kõrgele see võib tõusta, aga minule igal juhul väga meeldib, et see muusika, meloodia ja siuke lahe nagu. Ma ei oska öelda, kui palju see, ma isegi võib-olla tahaks öelda, et see on praegu võib-olla mu lemmiklaul Grete Paia nagu eelnevatest lauludest, millega Eesti Laulul osalenud on, et isegi mulle hakkas see praegu väga meeldima siuke see laul, et ma arvan, et isegi see on võib-olla äkki parim, millega ta osalenud on, mitte et eelnevad kehvemad on, aga kuidagi praeguses hetkes mulle paistab küll, et see laul on üpris lahe. Ja siuke, et kindlasti mind väga huvitab, mida ta laval teeb, kui ta seda esitama hakkab. Et jah, kes teab, äkki hoopiski võiks seda asja ka veel teha, et näiteks, et panevad talle nagu siis, kui Lenna Kuurma osales lauluga Slingshot, et talle pandi nöörid külge ja siis ta korraks tõusis õhku ka niimoodi ja lendas seal, et võib-olla võiks Grete Paia ka õhkuda, just nagu ka Elina Netšajev oli
Eesti Laulu finaalis 2022. Et võib-olla midagi sellist võiks teha või siis üldsegi hoopis alustada niimoodi kuskilt kõrgelt lavalt ja siis niimoodi vaikselt alla tulla laulu käigus. No vaikselt muidugi, et viga ei saaks, et niisugused ideed on, aga no kindlasti nad on juba mõelnud, mida nad teevad. Lihtsalt ma annan võib-olla mõned mõtted välja juurde, mida ma võib-olla tahaks näha. Aga jah, väga hea laul ja Gretele Vaiale edu. 5. laul Warrior, esitajaks Laura Prits. 5. laul Warrior, esitajaks Laura Prits. No Laura Pritsi, kui ma nägin, et ta on ka nende 12 hulgas, siis tema laulu ma ootasin eriti, tema tekitas mul põnevust, kuna ma pole küll ühelgi Ziggy Wild kontserdil käinud, aga YouTube'ist olen mõnda laulu kuulanud või mõnda kontserti näinud ja ikka kõva siuke rocki, no ma arvan, ta ei solvu, kui mõtlen rocki mutt on ta küll. No hea küll tegelikult, hea küll ma võtan selle rocki ja selle teise poole sõnast tagasi, ta on ikkagi noor naine. Aga samas ma arvan, et tal on ka siuke hea huumorimool, et tema kohta ilmselt on sellist sõna ikka varem ka kuulnud, kui ta niimoodi rockib ja aga seda laulu ma ootasin ja nüüd, kui ma selle olen ära kuulnud, siis ma pean ütlema, et see on praegu nendest kõigist mu lemmiklaul. Siuke just eriti see refrääni kord, there's a warrior inside of me ja siuke nagu just see, kuidas see läheb ja niimoodi ja kuidagi nii lahedad sõnad ja see, kuidas tal pisut häält on moonutatud ja niimoodi ja see, et kuidas hästi korral laulu lõpus läheb niimoodi aeglaseks, rahulikuks nagu ja see jälle, et warrior inside of me ja siis mingi ja siis jälle refrään lahti ja kuidagi niimoodi nii lahe rocki laul ja muusikavideo kohta jah, ma ei oska öelda, võib-olla oleks või ma loodan, et laval toimub ikka midagi lahedamat kui seal, et mul oli raske isegi aru saada, kuna ei näidatud korralikult nägu niimoodi kohe alguses, et kas see oli ikka Laura, kellel seda grimmi seal tehti või oli see keegi teine, et ma loodan lihtsalt, et kui ta laval esineb, siis on ikka tema need suured juuksed ikka näha, mitte et tal ei ole sellist grimmi nagu seal videos oli, et ma tahaks loota, et ikka tuleb siuke kõva rock ja laval täielikult see ja nagu sõdalane ka nagu siis ikka tuleb mingi huvitav lae siuke outfit või välimus nagu kindlasti, et seda laulu ma ootan nüüd küll väga, et mida nad laval teevad, et see praegu on mu lemmiklaul, see Warrior, et eriti ikka see frään, see there's a warrior inside of me, nojah, ma ei oska laulda niimoodi ilma muusikata, võib-olla siis läheks kergemini, aga et väga lahe laul ja kindlasti selle kohta ma ütlen küll, et see on küll väärt, et see Eesti Laulul osaleb ja väärt seda lava näha, et mind täitsa huvitab, mida ta seal teeb ja kui rääkida pisut, see pidi küll olema tore kommenteerimise video muusikast Eesti Laulust, siis Laura ütles ise, et see laul räägib pisut sellest, et kuidas et naised on sõdalased meeste vastu, kes neile haiget teevad ja niimoodi, siis ma lihtsalt mõtlen, et selle teemaga seoses, kui lihtsalt, et mehed teevad naistele haiget ja niimoodi seda, siis mul tuleb meelde, et ma mõned aastad tagasi hakkasin YouTube'ist vaatama ja avastasin, et YouTube'is on üleval reaalselt videod politsei kaamerast nagu, selles mõttes just, et ongi, et politseinike kehakaamerad nagu filmivad üles ja üks hästi pikk video oli, kus üks tüüp kinni pandi mingi selle eest, et ta oli kaela, et ta oli üht naist hakanud liftis ahistama, hakkas teda nendega kaasa vedama ja teine tuli appi ja siis läks seal kakluseks ja niimoodi ja see, kuidas ta politseiga ka kaklas, see video on siiamaani üleval. Üks välismaa oma ja siis ma pärast, kui ma seda vaatasin pärast, et kui vana ta oli, siis ma mõtlen, issand jumal, ta oli isegi, see oli küll video, see on nüüd juba küll mitu aastat tagasi, aga sa saad ikka arvutada vanuse välja ja seda, et kui vana see ise tol hetkel oli, kui see tüüp midagi sellist tegi, siis ma mõtlesin, et ta oli isegi minust noorem ja ma ei tea, ma mõtlen seda, et ma olen, eks ikka, kui mina pole küll suhtes kunagi olnud ja ma ei tea, mida mina siis teeksin suhtes küll, aga kui ma ikka naisi näen, siis ikka ma võiks öelda silm jääb peale, aga midagi sellist küll ei tule, et ma nende kallal, ma ei tea, vägivallatsema hakkaksin või mõtleksin, et ma pean selle kindla saama ja ma ei tea, siukest jama minul küll ei ole, et lihtsalt see tuli praegu selle teemaga seoses meelde, millest Laura laulab, et
et ma rohkem sellel teemal ei peatu, lähme edasi. Igal juhul Laura Pritsile edu ja ma loodan, et ta teeb kõva roki show ja ma loodan, et see laul jõuab kõrgele. Praegu see on tõesti mu lemmiklaul. Aga lähme edasi. Järgmine laul, 6. laul, Marta Pikani Kell 6. 6. laul Marta Pikani lauluga Kell 6 või Marta Arule, kuidas keegi soovib. Aga see oli ka üks laul, mida ma ootasin, et kui ma nägin, et Marta Pikani on nüüd kui sooloartistina ka jälle võistluses, et üht tema teist laulu olen ma ka kommenteerinud, aga see video tuleb alles viimasena välja. Eks te siis näete millal ja mis video see on. Aga selle laulu juures praegu seda ma ka ootasin ja ma ei pidanud jälle pettuma, et see on ka üks väga mõnus laul. Mulle meeldib siuke country vibe ja siuke just see, mis refräänis on. Langus, õhus äsimust, aeg on käes, lõpuks alistun. No ja ma ei laula küll nii hästi, aga mulle väga just see koht meeldib ja see siuke country vibe ja siuke mulle meeldib, et see ka, kuidas see muusikavideo on tehtud, et see jätab võib-olla pisut mulje, et Kell 6 õhtul nagu, aga samas, et siuke pime, aga samas on baaris, et siis võib öelda, et kuskil Kell 6 hommikul ja siuke väga siuke mõnus laul ja Marta Pikanil on nii mõnus hääl ka ja see on lihtsalt nii mõnus eestikeelne laul, et see nagu ja see on niimoodi, see rütm ja siuke, et see on nii mõnus laul, et ma küll kardan, et see väga kõrgele ei jõua, aga ma arvan, aga minule see laul küll nii väga meeldib, et ma tahaks hea meelega, et see jõuaks kõrgele, aga ma kardan, et rahvale siuke võib-olla laul nii väga ei meeldi. Või mitte ei meeldi, vaid lihtsalt, et see jääb teistele lauludele alla pisut. Aga minule see laul väga meeldib ja ma tahaks loota, et kui ta laval esineb, et siis see stseen, mis seal on, need tantsijad on ka laval ja siis tuleks see stseen, et tuleb välja, et see on hoopis selle Marta mees, kes seal selle naisega tantsib, võtab ta ja peab ta minema, et ma tahaks loota, et see stseen tuleb laval ka välja. Et see on natuke siuke lahedasti tehtud või nagu niimoodi, et ega see ei oska arvata, et see võib hoopiski, et tuleb välja, et see on hoopis kes teab kes ja ma ei tea. Et see on väga lahe laul nagu niimoodi ja muusikavideo, et väga siuke mõnus see, et ikka see, et kell on 6, õhus äsimus. Et see on ikka nii lahe laul, et see laul mulle meeldib, et see on, ma pean nüüd hakkama isegi mõtlema, kui mulle rohkem meeldib, kas eelmine Laura Pritsi laul või hoopis see, et see läks ka nüüd, on ikka nii hea, et ei oskagi öelda. Et aga jah, et kindlasti Martale edu ja tee üks korralik show seal laval. Võta ikka tantsijad ka kaasa ja tee see stseen ka jälle, ma vähemalt loodan. Aga no ega mina ei saa midagi öelda, iga artist otsustab ise, kuidas ta teeb. Aga igal juhul edu, väga mõnus laul. 7. laul Days Like This, esitajaks Nöpp. Järgmine laul Days Like This, esitajaks Nöpp. Väga siuke huvitav laul sedasi, et algab niimoodi aeglaselt ja siis refräänis tulevad trummid ja niimoodi ja siis just see Days Like This, Days Like This. Et see on nagu lahe sedasi ja siis, kui see refrääni osa on läinud lõpuni ja siis tuleb jälle siuke nagu malbeks ja niimoodi ja mulle meeldib ka see, kuidas Nöpp oma seda häält nagu või Andres Kõpper, kuidas keegi soovib, kuidas ta oma häält niimoodi moonutab pisut, et tal niimoodi alguses on nagu üks hääl ja siis ta paneb natuke nagu juurde niimoodi oma teist häält ja niimoodi ja refräänis on hoopis teine niimoodi, et mulle vähemalt tundub, et ta moonutab nagu häält või teeb selliseid huvitavaid asju nagu oma häälega. Ja Nöpp on ka vist, mina küll nii suur fänn ei ole, ma olen küll ühte kontserti YouTube'ist vaadanud, kus tal oli ka vist niimoodi, et ta mängis ise pille ja niimoodi kuidagi, et mind täitsa huvitaks, kuidas ta seda kõike laval teeb, mis ta teeb, et kas ta võtab sinna ka mõne, ma ei tea, pilli näiteks klaveri või midagi niisugust, mitu instrumenti kaasa ja samal ajal mängib ja laulab või tuleb see kõik kuidagi lindi pealt, et mind täitsa huvitab, kuidas ta selle ära lahendab, et
ma ei ole küll nii suur fänn, aga rahvusvaheliselt on Nööp ka väga kuulus, et selle tõttu võib-olla on üks favoriit juba olemas, kuigi samas see laul oli küll, on väga lahe ja sihuke, aga ma pole kindel, kas ta nüüd sellega nüüd võidu koju toob, et hea laul kindlasti, mulle väga meeldib just see refrääni kohta, et days like this. No ma ei oska nii hästi kui tema. Aga selles mõttes, et see võib, ma usun, et see jõuab kindlasti sinna top 3 hulka võib see tõesti jõuda, aga ma ei ole kindel, kas ta võidu koju toob. Samas rahvas muidugi hääletab selle poolt, eriti kui tal välismaalastest fänne ka väga palju on. Aga ei, kindlasti on lae. Andres Kõpper on varem ka osalenud, aga ma ei hakka tegelikult kõike rääkima, et kellega ta või mis koosseisudes ta osalenud on, sellepärast et ma saan pärast video lõpust ütleme mõnda teist YouTube'i kanalit ka, kelle videot minna vaatama, kes on palju pikemalt nendest artistidest rääkinud. Et siis kuulete, et siis ma ei hakka kõike, mida mõni teine rääkis, uuesti rääkima. Aga igal juhul Nööpile edu ja ma usun, et ta saab hea tulemuse ja laul on väga lahe. Aga nüüd siis järgmine laul, 8. laul, Slave ja esitajaks Olli, Oliver Asustak, yeah. Yeah, my friend. Ma ei oska, aga väike shoutout eelmistele lauludele, millega järgmine artist on ka enne käinud. Olli lauluga Slave on järgmine. No ikka väga lahe ikka juba see, et kõik laulud nii eelnevad kui ka see laul on niimoodi, et ta on teinud kõik ise muusika ja viisi. Vähemalt selle laulu puhul on kindel, et ta on ise teinud. Ma usun, et teiste puhul ka ikka on teinud. Aga ma võin ka valesti mäletada. Aga väga tore, et Olli on tagasi ja väga lahe lauluga jälle muidugi, no lihtsalt nagu Ines ja Taukar ütlesid, kui neid avalikustavad, et jälle, et no lihtsalt teeb nii häid laule, et ta lihtsalt saab kohe sisse ja no seda on näha. Väga lahe siuke rock, et nagu alustab sellise tempokalt niimoodi ja algul on lihtsalt vist kitarrid ja niimoodi ja siis tuleb trumm peale ja siis refrääni seal läheb täiega nagu välja, täiega nagu rock ja kõvasti lahe ja siis läheb korra jälle natuke nagu läheb tasasemaks, aga ikka on siuke hea tempo juures ja siis vahepeal see ka, et ta jälle teeb siukest nagu kõva rocki kisa niimoodi nagu pikka nooti või noh, siukest karjumist ja niimoodi, et see on ikka nii lahe, mis ta teeb ja no, loo sõnum mingi nagu ta ise ütles ka, et haavatavusest räägib ja et orjast ja see orja nagu pidamisest või noh, selles mõttes, et on ori, et mul on isegi raske aru saada selle teksti puhul sellest, et noh, ta laulab küll Olli ehk mees, aga samas ma mõtlen, et selle teksti võiks sama hästi ka võib-olla naiste seisukohast vaadata, et ma ei oskagi öelda, et kumma moodi see käib, igaüks saab omamoodi vaadata, igal juhul see on praegu laul, mille puhul mul tõesti oleks hea meel, kui see läheks Eurovisioonile. Ma ei ütle seda sellepärast, et eelnevad korrad Olli on teiseks jäänud, vaid sellepärast, et tõesti see laul on nii lahe, et siuke lahe ja sedasi, et ma täitsa tahaks, ma ei kujuta ette, mida ta laval veel teeb nagu. Et ma tahaks loota, et ehk mingit tulevärki tuleb ka natukene pisut ja ma ei tea, et see video on ka nii siuke nagu mind täitsa huvitaks, et kas see on filmitud kaameraga või tal on nagu telefon niimoodi käes statiiviga filminud seda kõike või kuidas nad selle muusikavideo tegid, et väga nagu lahe on ja no Olli on ikka nii lahe, et ma mingi väga tahaks tõesti, et seekord ta võidaks selle lauluga, vähemalt praegu ma olen küll osad laulud veel kuulamata, aga ma tõesti tahaks, et see rocki laul läheks. Ise see on muidugi see, ma jälle hakkan mõtlema pisut paari kindla reageerija suhtes, kes Eurovisioonile reageerivad, et sõltub muidugi sellest, kuidas nad seda videot vaatavad või mis kvaliteet on, et või nagu live esinemist ka, et ma tahaks loota, et kui see nüüd tõesti läheks, et nad ei hakkaks ütlema seda, et see on lihtsalt mingi karjumine või midagi, nagu nad võib-olla mõne laulu puhul on öelnud, et aga
no ma ei tea, nojah, see on lihtsalt see, mida ma loodan, et ei juhtuks, kui Olli nüüd läheb selle lauluga tõesti Eurovisioonile. Aga ma usun, et selle lauluga tuleks veel ikka väga hea tulemus, et kõva siuke hea rock ja ma ei oskagi öelda võrreldes Venomi ja My Friend lauluga, et kas see on nüüd nendest kõigist kõige parem või mitte, ma ei oskagi öelda, igaüks on. Ma tean, et Venom, et kui oli My Friend versus Venom, siis mulle meeldis Venom rohkem, aga nüüd on mul isegi raske öelda, et kumb see, et kas äkki see võtab hoopiski nüüd selle Venomilt esikoha ära praegu tema lauludest minu pool. Aga igal juhul Ollil igal juhul edu, ma usun, et seekord tuleb võit ära. Enesekindlust oli tal endal ka siis, kui ta rääkis, et kui kõik hästi midagi valesti ei lähe, siis peaks võit ära tulema, nii et ma usun, et see tuleb seekord. Kuulame küll teised laulud ka ära, aga mul on praegu tunne, et see on tõesti laul, millega ma usun, et läheks Eestil hästi ja ma ei ole küll kindel ka, muidugi see on see, et ei ole kindel, kas see nüüd Tommy Cashi laulu ületab, aga samas ikkagi ma usun, et selle lauluga läheb hästi, et Ollile edu, rocki teiega, tee laval üks korralik show, ma usun sinusse, et sellest tuleb väga lahe show, mis sa teed seal ja et ma usun, et võit tuleb ära. Rahvas toetab sind ka, Olli, seda on juba praegu kommentaaridest näha. 9. laul Metsik Roos esitajaks Robert Linna. Järgmine laul Metsik Roos esitajaks Robert Linna. Jah, selle loo puhul peab nüüd pisut natuke ettevaatlik olema, mida öelda, seepärast, et kui midagi halvasti ütlen, siis ma ei solva mitte ainult Robertit, vaid ka tema elukaaslast, kellele ta selle laulu kirjutas. Väga tore, selles mõttes väga toredasti tehtud, kirjutas elukaaslasele sünnipäeva kingiks laulu ja siis hoopiski tuli ka Eesti Laulule see laul ja sai isegi sisse. Väga siuke mõnus muusika, ma tahaks täitsa teada, seal muusikavideos ta mängib kitarri kogu laulu vältel, et ma tahaks nagu arvata, et äkki see laul, muusika on ka kõik ainult kitarriga kuidagi või on nagu mingi väike trummi koht on sinna sisse pandud, aga samas ei tea, see võib ka tegelikult võib kitarriga ka siukest laulu tõesti nagu lõpuni ja algusest lõpuni mängida, et nüüd täitsa huvitaks, kuidas ta seda laivis teeb, et äkki laivis ongi ainult kitarriga koos. Laval laulab niimoodi, et väga siuke mõnus laul, eestikeelne, algab sedasi mõnusalt, aeglaselt ja siis mulle just refrääniga otsa, ja niimoodi nagu just see, kuidas see refräänis läheb niimoodi see muusika ja et jah, kuigi ma kahjuks arvan, et see on väga mõnus laul ja tore, et sisse sai, aga ma arvan kahjuks, et see väga kaugele ei jõua selle, et pigem jääb sinna taha otsa, muidugi ma võin ka muidugi eksida, aga ma kahjuks arvan, et see laul võib-olla siis nii ette sinna kuhugi top 10 viitada kindlasti ei jõua see laul, aga et muidu on väga mõnus laul, siuke armastuslaul ja videosse on ka väga toredad näitlejad saanud kampa, kes on ka päriselt elukaaslased ja Sander Rebane ja Karolin Jürise. Mõlemad meeldivad väga oma rollide poolest, olen mõlemad telekast näinud. Sander Rebast olen ka ühes etenduses näinud laivis. Mäletan, see oli see Säärane mulk etendus, kus ta mängis perepoega. Kunagi sai seda etendust vaatamas käidud. Aga jah, aga tuleme laulu juurde tagasi, et siuke mõnus eestikeelne pala kitarriga ja ma tahaks väga loota, et äkki Sander Rebane ja Karolin Jürise on ka laval kaasast ja seal pisut võib-olla mingit näitlemist teevad seal ja see Robert Linna võiks sama selle pintsakuga, mis tal seal videos on ka esineda laval, et see oli kuidagi see, ma arvan, selle oleks ilus vaadata, väga siuke ilus pintsakuvalge, siuke ülikond. Ja et võiks kitarri mängida laval ja et jah, selles mõttes mõnus laul ja mulle meeldib, aga samas ma kardan kahjuks, et see jääb teistele lauludele alla, mis juba kõlanud on. Ma loodan, et see viimaseks ei jää, aga samas ma ei usu ka, et ta sinna ette toppi jõuab. Aga igal juhul edu Robert Linnale, vabandan, et võib-olla niimoodi ütlesin nüüd pisut halvasti laulu kohta, aga
aga muidu mulle laul tegelikult meeldib. Aga lihtsalt ma võrdlen juba teiste lauludega ka, mis kõlanud on. Aga Robert Linnale edu ja 10. laul Last Man Standing esitajaks Stockholm Cowboys. Nii, 10. laul Last Man Standing esitajaks Stockholm Cowboys ehk Stig Rästa ja Victor Kroon. No siin muidugi hakkab jälle kohe alguses ütlen kohe ära, et siin hakkab jälle muidugi minul see vastuolu jälle, et ma sooviks, et sinna Eurovisioonile läheks artistid, kes ei ole seal varem käinud, et nii Stig Rästa kui ka Victor Kroon on käinud, aga eks nad tahavad tulemust parandada, nii Stig kui ka Victor Kroon. Et jah, selle tõttu ma sooviks, et see laul võib-olla ei jõuaks top 3, aga ma arvan, et see võib jõuda, seepärast et laul on üpris hea ikkagi. Siuke see The last man stand win the fight. Et see refrääni koht mulle meeldib sedasi ja hakkab sedasi nagu kohe hakkab siuke hea tempo peale ja siis tulevad need trummid ja et siuke lahe laul ja et aga ma mõtlen nagu sõnumi poolest, et just see, et eesti keeles öelda, et viimane mees, kes seisma jääb, võidab lahingu, et ma tahaks nagu aru saada, mul tekkisid mitmed mõtted, et huvitav, millest see laul siis nagu selles mõttes nagu räägib, nagu et mis võitlusest ta räägib, et ühelt poolt nagu võiks arvata loogiline oleks, et võib-olla räägib sõjast, et sõjast inspireeritud laul, aga samas vahepeal jätab nagu mulje, nagu oleks mingi pätikamba võitlus politseiga, et kui ütleb, et sireenid tulevad ja et siis nad oleks pätikamp või siis on see hoopis üldse mingi ja samas see muusikavideo ei anna ka väga nagu mingit mõtteid, et kas see on siis äkki hoopis ongi mingi võistlus, kus on mingi kaklemine või boks või midagi või on see ikka sõda, et ei oska öelda. Ma oleks võib-olla muusikavideo poolt oodanud midagi huvitavat, seepärast et see muusikavideo mulle nagu ei andnud mitte midagi, et oleks võib-olla lootnud näiteks Stigi ja Victorit ikka videos näha. Aga mul on kuidagi raske on pisut aru saada ka, et kas alustab Stig või alustab Victor, et kui refrään ja niimoodi koos laulmine on, siis ma saan küll aru, et mõlemad laulavad, aga vahepeal on raske aru saada, et kumb siis seda laulu alustab ja kumb siis ja millal teine vastu kaasa laulab niimoodi, et aga selles mõttes kindlasti väga hea laul, et see võib kindlasti top 3 jõuda, ma usun, kuigi ma ise sooviks, et jõuaksid need, kes ei ole varem käinud Eurovisioonil, aga ega minu arvamus ei loe siin midagi, rahvas hääletab ja žürii, et aga igal juhul Stigile edu ja Victor Kroonile good luck. Nüüd jõuame eelviimase looni, 11. laul Rhythm of Nature esitajaks Uljana. Nagu juba kõik teavad, siis on ka üks ukrainlane seekord Eestit proovib esindama minna, nii et läheb huvitavaks. Nii, eelviimane laul, 11. laul Uljana Rhythm of Nature. Väga lahe laul selle poole pealt, et nii ukraina keeles kui ka eesti keeles ja see, et ukrainlane laulab ka eesti keeles üpris hästi, et aktsendiga, aga ikkagi väga hästi laulab. Ma ei teagi tegelikult, kui ma seda laulu nüüd kommenteerin, kas eesti keelest piisab või ma peaksin ka inglise keeles midagi ütlema, sellepärast et ma ei ole aru saanud, kui palju Uljana nüüd eesti keelest aru saab, ilmselt ikka saab, aga samas see võib olla ka niimoodi, et ma mõtlen võib-olla mõningaid sõnu, mida võib-olla pole kuulnudki veel, et mis võib olla. Vaatame, lõpus ütlen midagi inglise keeles ka, aga väga mõnus siuke laul ja just see, mulle meeldib see sõnum, siuke looduse rütmid, et inimesed võiksid ikkagi looduses rohkem käia, et mõned tänapäeva noored on kõik ainult telefonis igal pool, isegi looduses, kui nad üldse käivad, siis on telefon käes, et võiks nagu minna loodusesse, käige metsas, kuulake linnulaulu ja sedasi, et mulle meeldib selle loo sõnum nagu selles mõttes, et see kutsub nagu üles rahvast niimoodi, et väljas on väga, et looduses on ikka mõnus käia
linnulaulu kuulda ja kõike seda nagu, et ei ole vaja kogu aeg toas olla ega telefonis fassida või midagi, aga no jah, minu arvates see laul on selles poolest juba hea ja see muusikavideo ja kõik siuksed toredad rahvariided, tantsu, laulu, et see pisut näitab seda, mida ma ka ühel kontserdil kuulsin, heategevuskontserdis Slavna Ukraini, et kui Naised köögis esinesid seal, siis ütlesid, et ukrainlased on nii sellised nagu ekstravertsed või nagu, et kutsuvad inimesi kaasa nagu, et laulma, tantsima ja seda on ka näha näiteks Ruslan Trohinski puhul, et on seal ka ühel korral, kui olen Svjata Vatra kontserdil käinud, et on niimoodi, et on läinud publiku hulka, et tulge nüüd hakkame tantsima, võtab nagu rahvakampa niimoodi, kutsub rahvast üles niimoodi tantsima, võtavad kätest kinni ja niimoodi, et selles mõttes seal, et seda on seal muusikavideos ka näha nagu just see, et Uljana kutsub ka nagu tantsima inimesi ja niimoodi natuke nagu, et seda on nagu näha, et kohe pisut natuke arusaadav, et tegemist on ukrainlasega, mitte eestlasega. Et aga see pole halvasti öeldud, see on just kõik väga positiivne, et mulle meeldib see, et seda on ka seal selles laulus ja videos näha ja no mulle ikka meeldib see laula kallikene, tantsi kallikene, et mulle see refrääni koht eriti meeldib ja ukraina keel kõlab ka nii huvitavalt nagu noh, et ja et tõlge all on, et siis saab aru ja et loo all on tõlge, et siis lugeda, et millest laul rääkis, aga et just see loodus ja kõik see, et väga hea laul, et ma usun, et ma millegipärast, mõned on juba öelnud, et nagunii see laul võidab, aga mina millegipärast arvan, et ta on küll väga muljet avaldav, aga ma millegipärast arvan, et ma tahaks arvata, et see ikka päris nii võiduni ei lähe, et ta võib sinna kõrgele jõuda, aga ma arvan millegipärast, et võiduni see ei vii. Aga samas ega ei tea ju. Igal juhul Uljanal edu ja no ütleme siis inglise keeles ka English. I say very good song, I like that your song topic, nature. Nii, ongi viimane laul käes selle aasta Eesti lauladest, 12. lugu Too Epic to be true, esitajaks Vanilla Ninja. Tore, et Vanilla Ninja ka jälle kambas on, kuigi nende puhul on ka see, mis mul on, et nad on juba Eurovisioonil käinud, mitte küll Eestit esindanud, vaid Šveitsi esindasid lauluga Cool Vibes. Ma ei mäleta, mis aasta see oli, aga see laul mulle väga meeldis, aga nüüd selle loo juurde, see laul meeldib mulle ka, kui sedasi, et algab sedasi tempokalt ja see refräänis läheb nagu täiega kõvaks, et just see too epic to be true, just see koht nagu niimoodi. Ja see ka, et Lenna alustab ja siis vahepeal laulab ka Kerli Kivilan ja siis refräänis panevad kõik koos, ainuke asi, mis mind nagu võib-olla noh, ma ei tea, lihtsalt võib-olla see on see, et ma ei pannud tähele või laivis saab paremini näha, et mulle paistis nagu, et Piret Järvis-Mildar laulis ainult refräänis koos, et tema nagu sellist soolo hetke ei saanud, nagu vähemalt selles muusikavideos mulle tundus. Et ta võiks ka ikka saada, aga no võib-olla siis on see niimoodi jagatud seekord. Aga eks näeb siis, kui live tuleb, et siis kuidas nad laulavad seda. Seda autoriks on Sven Lõmmus, jälle Keter-Jaani laulu puhul oli ka. Ja tal ikka need hitte tuleb veel Varrukast ikka kõvasti, mul oleks loota, et tema veel ära ei lõpeta. Tal tuleb ka suur juubelikontsert Unibet Arenal, kuigi ma arvan, et sinna mina ei lähe, ma alles käisin seal ühel teisel kontserdil, millest saab viimases videos rääkida, mis see aasta välja tuleb mul. Aga et ma loodan, et Sven Lõmmuselt tuleb ikka veel hitte, et eks kes teab, kui palju üldse tema laule võib-olla veel oli nende 171 laulu juures, mille hulgas oli valida sai, et kes teab, äkki oli tema laule seal veel. Et jah, see on tore, et Vanilla Ninja tagasi on, kuigi see, ja ma usun, et nad võivad selle lauluga kõrgele jõuda, paljud ennustavad neid ka võitjaks, kuigi mina arvan, et see võib kindlasti top 3 jõuda, aga ma olen kindel, kas see laul nüüd selline on, et nad sellega ära võidavad. Et muidu mõnus ja meloodia on küll lahe ja see muusika ja kõik niimoodi algusest lõpuni. Hääled kõlavad hästi niimoodi kokku nagu ikka ja see ka, et seal vahepeal oli siuke väike hetk, aga ka, et seda laulu tekstides ei ole,
sõnades pole kirjas, et mis seal vaikselt kostis, et ma oleks nagu tahtnud teada täpselt, et kindlalt teada, et mida nad ütlesid seal vahepeal, kui nad nagu jäätist sõid ja niimoodi, aga see läks nii kiiresti ära ja seda ei ole kirjas sõnades, et seda tahaks teada, mis nad seal ütlesid. Sel aega see, et Vanilla Ninjal on ju jäätis ka sama nimeline, sest seda jäätist nad ka sõid seal muusikavideos ja et nagu selles mõttes lahe muusikavideo ja ning ma loodan, et siukest energiat nagu seal muusikavideos on, tuleb ka laval, kui nad ehk kitarridega seal laval on. Et kindlasti Vanilla Ninjal edu ja nüüd ongi kõik need laulud kommenteeritud. Minu jaoks kõige lemmikumad on praegu ikkagi, kõik laulud olid omamoodi head, aga kui ma peaksin valima mõned 3 siukest, mis mulle eriti meeldisid, siis oleks Laura Brits looga Warrior, siis Uljana Rhythm of Nature ja no muidugi Olli Slave. Ja kui, no ma ei saa ikka ütlemata, et see Marta Pikani Kell 6 laul meeldis mulle ka väga. Ülejäänud rohkem järjekorda praegu ei hakka panema, seepärast et tegelikult see läks väga raskeks, sest kõik laulud olid väga head, ning lahe on ka see, et ma olen juba vaadanud mõndasi reaktsioonivideoid ning enamus, kes on välismaalastest, kes on reageerinud juba, on öelnud, on täitsa üllatunud olnud selle puhul, et vähemalt üks oli nagu, kes on üpris, mul on jäänud lihtsalt mulje, et ta on üpris natuke nagu terav või siuke nõudlik laulud suhtes või siuke see erinev maitse on, et ta ütles siis, kui see Louis recap nagu meie lauludest oli läbi, ütles, et on tegelikult täitsa üllatunud, et nii hea seis see aasta on, et kõik laulud olid üpris head nagu, et mis talle üllatus, et paar laulu oli, mis talle ei meeldinud, aga muidu nende lühihetkede puhul ta ütles, et Eesti seis on ikka väga hea seekord, et väga palju häid laule oli. Ja üks teine ütles ka, et väga mõnusad laulud ja niimoodi ning paljud ikkagi juba ennustavad seda, et Olli võiks ja kommenteerivad, et Olli võiks olla see, kes see aasta läheb ja ma olen sellega täiesti nõus, nii et saab näha, kuidas see Eesti Laulu finaal veebruaris Unibet Arenal välja näeb. Ja Eesti Lauluga muidugi, kui minna korra võistluse juures teemale, miks Eesti Laulu veel oodata on ju see, et siis hakkab jälle, ma loodan vähemalt, et jätkavad seda viipekeele asja, et saab äkki jälle Jegor Andreevit näha ja teisi viiplejaid, kes teab võib-olla hoopiski teeks huvitavalt, et ei vaatakski Eesti Laulu lihtsalt Eesti Laulu, vaid võtaks hoopis ETV2 lahti, vaataks koos viipekeelse tõlkega kohe algusest lõpuni. Et see oleks ka lahe vaadata võib-olla. Et üks idee lihtsalt. Aga jah, kõikidele artistidele edu ja ma usun, et sellest tuleb üks võimas finaal. Ja eriti veel selle tõttu ka, et Korea ja Taukar ütlesid, et Espresso Macchiatot kuuleme ka kindlasti ja üllatusesinejaid, et mind täitsa huvitav, kuidas see Espresso Macchiato seal kõlab, et kas tõesti Tommy Cash ja Turvamehed on jälle kohal või esitab seda keegi teine, kuna mul on jäänud mulje, et Tommy Cash on nii multitalent ja nii kiire tegevuskavaga, et tal ei ole võib-olla üldse aegagi, aga kes teab, äkki ta leiab selle aja ja tuleb veebruaris korra veel esinema sinna. Seda oleks lahe näha. Veel jälle. Neid laule kuulates 2 laulu puhul, Laura Britsi Warrior ja Olli laulu Slave puhul ma mõtlesin, tekkis mõte, et mõlemad head rocki inimesed, et võib-olla äkki peale seda võistlust võiksid ka koos laulu teha. Ma arvan, et sellest tuleks üks lahe duo, et isegi kui mitte lihtsalt Laura Brits ja Olli, siis võib-olla äkki Sigivald ja Olli, et võiksid laheda loo koos teha, siukse rocki, ma usun, et sellest tuleks lahe laul ja sellest tuleks ka üks hea bänger, mida rahvas kuulata tahab. Nende Eesti lauludega seoses, võistluslauludega seoses saab näha veel ka seda, et kas nad hakkavad äkki ühes teises, võiks öelda jutumärkides võistluses ka osalema, mille kohta tuleb mul mida saame viimases videos näha, mis mul kõige viimasena välja tuleb, et saab näha, kas uuel aastal mõni laul jõuab ka sinna või võib-olla juba paari päeva jooksul, et saab näha.
nüüd juba põnevus on sees juba, et mis see viimane video võib olla, mida ma hakkan kommenteerima või mis tuleb välja, eks näete. Aga igal juhul selline see video sai, kirjutage alla kommentaaridesse, millised laulud teile kõige rohkem meeldisid. Iseasi, kas te üldse viitsite, keegi väga ei ole viitsinud. Ja minge vaadake ka Epix Eurovision Guy YouTube'i kanalit, sest tema pani juba varem üles pika video, kus ta on kõik need artistid lahti seletanud inglise keeles, et kes kõik on ja tutvustab, et selle tõttu ma väga pikalt ei hakanudki rääkima sellest, kui palju keegi varem esinenud on ja niimoodi, et siis saate tema videot vaadata, tema on palju põhjalikumalt seda rääkinud. Ja kindlasti kui Sydney Thompsonil tuleb video välja, ma usun vähemalt, et kui ta jätkuvalt Eurovisiooni fänn on, siis tuleb tal kindlasti video välja, kus ta jälle need ausalt arvamuse ütleb nende lauludega seoses, kes teab, äkki see video tuleb täpselt samal ajal välja kui minu oma. Et saab näha, ma loodan ka, et äkki Andrei Zavakin, kui tal aega on, teeb laulude kommenteerimise video ja kes teab, võib-olla mõni veel. Millalgi tegi vist Chris Boyce ka seda, et saab näha. Ma panen mõned videolingid panen ma YouTube'i kirjeldusse ka, nagu Epix Eurovision Guy video ja nojah, Sydney ja Andrei Zavakini videoid ma ei saa veel panna, sest need ei ole veel tulnud sel hetkel, kui ma filmin, vähemalt ma ütlen, et ma praegu ei pane, kindlalt ei saa öelda, et panen, aga võib-olla kui need välja tulevad, siis panen võib-olla, et sa vaadake neid ka kindlasti. Ja minge kuulake ka järele intervjuud Retro FM-is, kui võeti ühendust Eurovisiooni ekspert Olavi Pihlamägiga, kes on ka need laulud kõik üle vaadanud ja oma kommentaarid andnud, nii et minge kuulake teda ka, tema on juba mitu aastat Eurovisiooni ekspert olnud ja muusikakriitik olnud, nii et tal on kindlasti huvitavaid asju, mida rääkida. Ise olen juba kuulanud ja ma jäin väga rahule, mida ta rääkis. Et minge kuulake. Igal juhul Eesti laul on tulemas, Eurovisioon on tulemas, loodetavasti Eesti ikka osaleb, seepärast et paljud 4 riiki on juba öelnud, et ei osale ühel teatud põhjusel, eks te ise teate juba, kes on fännid. Et loodame, et Eesti ikka läheb. Aga hästi, olge terved ja edu Eesti laulu osalejatele ja näeme veebruaris, kui Eesti laulu kontsert tuleb. Tšau!